Tere õhtust kõik minu lõustaraamatusõbrad ja tuttavad. Tere õhtust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere õhtust kosmos ja galaktika. Minu tänane ülekanne, audiovisuaalne interpretatsioon on rääkimine kosmos ja galaktikaga. Jah, täna ma ei räägi seinaga, ei räägi Eesti rahvaga. See, et ma tervitasin lõustaraamatu sõpru ja tuttavad, see on lihtsalt puht viisakusest, aga ma palun kõikidel teil lahkuda, kes vähekesegi on ebalev ja kardab, et temaga võib midagi juhtuda, tema ajukoorte vahel võib mingi asi plahvatada. Te võite sattuda afektiseisundisse või te peale seda minu jutu kuulamist võite mind vihkama hakata, võite solvuda minu peale. Palun teid kohe, lahkuge, see ei ole teie jaoks. Ja mina mitte millegi eest ei vastuta, kui keegi seda kuulab ja püüab sealt teha siis mingisuguseid järeldusi selliseid, mis minusse absoluutselt ei puutu. Seega, ma tahan täna lahti rääkida sellist vähekese ajuga mõtisklemist, aga mitte absoluutselt Eesti kontekstis, sest Eesti on minu jaoks jäänud liiga väikeseks. Mina vaatan asju läbi kosmose ja galaktika, läbi globaalse siis tegevuse, kuidas seda uut maailmakorda luuakse, kuidas käitutakse inimkonnaga, kuhu me oleme teel, kuhuni me oleme jõudnud. Ja minu mõningad märksõnad järjekorras, kuidas ma hakkan rääkima, oleks siis esimene teema Putini karistus ehk siis kriminaalkurjategija, keda ajab taga Haagi kohus ja need riigid, kes on selle kohtu konventsiooniga liitunud. Nii, teiseks teemaks ma puudutan Ukraina ärkamisteemat, kus juures see ärkamine on just vastupidine mitte rahvuslikul tasandil, vaid globaalsel kosmilisel tasandil, kus nagu ärkamine toimub kõige selle vastu, mis praegu neil seal toimub. Siis ma tahan rääkida vähekese Põhja-Koreast, väga huvitavad sündmused on. Kindlasti ma puudutan patsienti ja Ameerika Ühendriike, USA demokraatiat. Kõik küsivad, miks ma patsiendiks kutsun seda, kes seal kummardas eile või täna töörahva ees, aga lihtsalt sellepärast, et kui ikkagi vanadekodust lastakse inimene lahti ja pannakse selliseid trikke tegema, siis kuidas teda teistpidi kutsuda ja te teate ju ise ka seda, et digitaalne maailm fikseerib igasugused nimed ja kõik ära. Ma ei taha, et mul lõustaraamat jälle kinni pannakse, suletakse. Nii et igal heal lapsel on mitu nime. Seega patsiendist tuleb ka juttu. Kindla peale tuleb siis Hiinast juttu, Hiina siist, Venemaast koostööna. See on ka ääretult huvitav. Ja lõpuks, kõige lõpuks, kui te ilusti jõuate lõpuni ära kuulata, jällegi ärge kuulake, sellepärast, et ma lihtsalt mainin seda, et kui te jõuate selle ära kuulata, siis ma räägin Eestis nagu teie surnukeha annetamist, et kui te ära surete, nüüd ükskõik mil põhjusel, siis see juhtub varem või hiljem, et keegi meist ei ole nagu elav, aga just, et siis mis teie elunditega tehakse. No võt, ja need on nüüd siis sellised teemad, millest ma tahan rääkida poole tunni jooksul. Ma loodan, et ma jõuan need kõik ilusti vaikselt ära selgitada ja alustan siis sellest Putini karistusest. Miks ma tahan just nagu sellises formaadis nagu globaalses kontekstis rääkida teile, sest lihtsal inimesel ma ei taha jälle halvasti öelda, aga ütleme siis niimoodi, et lihtne inimene, temal söödetakse ette seal kusagil Solgi kanalites mingisugune uudis. Putin on kriminaalkurjategija, Putini tahetakse nüüd taga, me saame Putini varem või hiljem kätte ja kuhu Putin nina pistab, seal ta arreteeritakse. No nii, mida siis tegi Haagi kohus, kes selle seaduse või korralduse välja andis koos globalistidega? Sisuliselt nad andsid garandi Ukraina sõja, Venemaa USA sõja ja Hiina USA sõja lõputule pikenemisele. See tähendab seda, et kõik need riigid, kuhu Putin oma nina võiks pista rahu läbirääkimisteks, ükskõik kas siis kuskil Euroopa riiki või kuhu iganes,
Ta ei saagi need läbirääkimisi pidama hakata, ta arreteeritakse ja vangiga läbirääkimisi peeta, kurjategijaga läbirääkimisi ei peeta. Seega, see vahistamiskäsk ja määrus oli tehtud selle jaoks, et mitte mingisuguseid läbirääkimisi ei saa Putiniga mitte kunagi olema, sest NATOl, USAl on vaja Venemaa hävitada ja sõda peab kestma kuni nii-öelda Ukraina võiduni. Ja see oli või on õigemini selle Putini vahistamismääruse, vahistamiskäsu telgitagune pool, mis ei jõua mitte ühegi normaalse ega tavalise inimese ajusoppi. Aga mina rääkisin teile selle lahti nüüd. Nii, ja nüüd ma räägin Ukraina ärkamisest. Mina ei tea, kes teist on käinud seal Krutski Telegram kanalis. Ma panin ühe video täna hommikul sinna, kus Ukraina siis sõdur nutab pisarsilmi ja räägib, et ta kaotas Ukraina rindel oma kaaslase, võitluskaaslase, sõjakaaslase. Ja minuti jooksul ta vandus väga räigetes sõnadega seda kõike Ukrainat ja kõike värki-särki vähemalt 5 korral. Ma ei taha neid sõnu kasutada jällegi, sest ma võin kedagi väga solvata, haavata, sest kõik on ju õrnakesed, lillekesed. Ja ma tean, et ka selline lumehelbekeste põlvkond vähekese kuulab mind. Seega olgem üksteise vastu õrnad ja ma püüan ka teie vastu õrn olla, lihtsalt nii silitusega räägin. Kui te tahate seda roppu Ukraina vandumist kuulata, siis minge Krutskisse ja kuulake, vaadake seda videot. Ja Ukraina need akkliha masinast läbi käinud, need ei saa enam mitte midagi kunagi aru, mis nendega juhtus, sest need on surnud juba. Aga kes seda kõrvalt nüüd näevad, kõike seda kõrvalt näevad, need saavad aru, et tegelikult see ei ole absoluutselt Ukrainas sõda. Ja nad saavad aru, et see sõda on USA ja Venemaa vahel või pigemini USA ja Hiina vahel läbi Venemaa ja Ukraina siis nii-öelda nupukestega. Ja 2 või 3 nädalat tagasi ma vist rääkisin teile, et ei ole välistatud, et Ukraina armee või Ukraina pool võib pöörata ka Euroopa vastu. Et mitte midagi ei ole välistatud, sest kui ikkagi lastakse kogu aeg sellel venida, relvi ei anta, hävituslennukid ei anta, kogu aeg Ukraina tahab vasturünnakule minna. Nüüd nad räägivad, et aprillis tuleb vasturünnak, aprill-mai, et siis on kõige parem ilmastiku tingimus. Lubatakse siis F-16 hävitajad USA pilootidega koos, mis sisuliselt tähendab juba otses kokkupõrged. Nad küll ütlevad jah, et me saame panna mingisuguse juriidika taha, et USA piloodid lendavad Ukraina pinnal, et ei peagi NATOs olema ja kõik, jah, nad võivad seda teha ja see võib siis juhtuda ka. Aga mis puudutab seda Ukraina vasturünnakut, ei ole neil jõudu, mitte mingit jõudu ei ole, kuid saladuskatte all võin öelda teile, et me näeme ilmselt lähikuudel esimest korda maailmasõja ajaloos, kus näiteks 30 või 50 000 drooni ründab siis kas Krimmi või Venemaad või isegi Moskvat või Sankt-Peterburi. Nii et sõda läheb hoopis teisele tasandile, hoopis teiste relvadega. Neid relvi on muidugi väga palju, mida ka ei ole Venemaa kasutanud. Soome kohal lendas vist eile öösel üks ilus raketikene. Ma ei saa aru ainult sellest, miks seda alla ei tulistatud. Jumal tänatud, et see Eesti suunal ei lendanud, ilus tulejuga oli taga, soomlased imetlesid nagu tulnukate tulekut. Aga kuhu ta lendas, kes seda teab, vaadates kaardi, võis ta lennata kuhugile sinna kanti, Nova Zemlja kanti, kus ta välja lasti, ka seda ei tea, ilmselt Põhja-Soomes oli see näha, seal kusagil polaarjoone taga või oli isegi Helsingis näha. Ja siit ongi siis nagu küsimus, et kui ta oli Soome kohal, ehk siis peaaegu juba NATO riigi kohal, miks teda alla ei tulistatud, aga see selleks. Seega, Ukraina vasturünnak tuleb, seda nad planeerivad, seda nad siis sepitsevad mitmel rindel, sest nad tahavad ikkagi väga võita, aga Vene poole pealt öeldi, et ei ole probleemi, Ukraina on üldse maha kantud juba, et kui me tuumasõda alustame ja tuumapommidega ründame hakkame, siis esimese litaka paneme Varssavile, Vilniusele, Riiale, Tallinnale, Helsingile
ja Stockholmile. Täpselt nii Venemaalt öeldi, see ei ole minu luulu ja seda ma räägin kosmosele galaktikale, mitte Eesti rahvale. Ma ei taha kedagi hirmutada, vaid ma räägin kõikest seda, mida on ametlikult välja öeldud. Niimoodi. Seega Putin kui kriminaalkurjategija, kes ei saa astuda mitte mingites tingimustes mitte üheski riigis läbirääkimistele, Ukraina kui sõjas osaleja, kes peab oma rahva ees oma kohustust, oma riigi ees, oma suveräänse riigi ees kohustust täitma, vasturünnakut hakkama tegema, plaanima, sest sõda on sõda, mitte midagi ei ole muutunud sõja olemuses läbi aegade. Aga häda Sõhlenskõh on mitmeid kordi rääkinud, et ta tahab tsiiga rääkida, hiinakatega rääkida. Kusjuures Sõhlenski ütles ka niimoodi, kui ta presidendiks valiti, et ta Putiniga lepib kõik probleemid rahumeelselt kokku, aga tegelikult tuli sõda. Ja tal oli see võimalus rahulikult kokku leppida, siis kas te mäletate enne 24. veebruari, kui algas Ukraina sõda, kui Venemaa tungis Ukrainasse, käis Venemaa korraks sees Kasahstanis oma dessandiga, oma lennukitega, aga Kasahstan ei tahtnud sõda. Kasahstan ütles, et hakkame läbi rääkima, viige oma lennukid kõik minema. Dessantnikud lendasid minema, Kasahstan on siiamaani rahuriik. Sõhlenski teadis, et tema saaks täpselt samamoodi käituda, kuid kui palju siis USA, NATO, Inglismaa ja kõik olid juba selle sõjaplaani valmis teinud, tal ei olnud teist valikut ja ta viis oma riigis sõtta. Aga okei. Nii, väga huvitav, mul on mingid sireenid siin väljas, aga õnneks ei ole see politsei, õnneks ei ole see sõjavägi, õnneks ei ole see õhuhäire, vaid on mäetöölised, kes sõidavad ja kontrollivad varinguid, sest meil oli täna maa värisemine, peaaegu 5 palli. Nii et kallid inimesed, minuga on kõik korras, elame üle, kõik värinad, võbinad, mis iganes maa emake jumal või see Pachamama meiega teeb. Ja siis räägin nüüd siis vähekese USA demokraatiast ja olete nüüd kuulnud viimastel päevadel võib-olla on maailmast uudised tulnud, et Hiina, Brasiilia leppisid kokku arvelduse, strateegiliste kaupade arvelduse siis juaanides. Hiina, Venemaa kohtumine, mis tegelikult juhtus, mis tegelikult oli ei mitte midagi muud kui USA siis ühe tugisamba lammutamine ehk siis USA dollari lammutamine, mis tähendab seda, et Venemaa ja Hiina leppisid kokku digitaalse ühtse rahasüsteemi käivitamises. Nagu te teate, Hiinas on juba juan, digitaalraha Hiina, siis digitaalne koonduslaager on pika sammu võrra ees kõikides maailma riikidest. Venemaa lubas 1. aprillis käivitada ja see oli nende põhiline kokkulepe, et kuidas võidelda vastu USA vastu ilma sõjata, kuidas hübriidsõjana hukutada USA dollar. Ja me näeme nüüd digitaalse valuuta tulekut nii Venemaal kui ka Ameerika Ühendriikides, aga Ameerika Ühendriigid on vähekese oma tegevuses ja kõikides nendes seadusandlustes ja regulatsioonides maas, kusjuures nad tahavad endiselt olla maailma mõjuvõimsad, nad tahavad endiselt maailma poliitikat korda luua maailmas ja kes seda USA dollarit siis kaitseb ja kes seda naftadollarit ja kõiki neid strateegilisi kaupu siis kaitsevad, siiani kaitsesid oli USA 4. ja 7. laevastik, merejõudude laevastiku üksus, et 7. siis baseerub Jaapani Okinawa prefektuuris ja seal on kõik need lennukikandjad, ristlejad, hävitajad, allveelaevad. 4. laevastik on neil India ookeanis, Lähis-Idas ehk siis Kesk- ja Lõuna-Aasia piirkonnas. Nemad osalesid Afganistani tegevuses, Pärsia lahe igasugustes operatsioonides ja nende ülesanne oli siis julgeolekut tagada. Ja niimoodi seda demokraatiat maailmas korraldati, et kui midagi kellelegi ei sobinud, võtame siis kõik need Afganistanid, Iraagid, Liibüad, kõik, kus on USA nagu sõda pidanud, seal siis osalesid need 4. ja 7. laevastikude üksused. Ja see oli nagu see dollari kaitse ja maailma korrapidaja kaitse
aga noh, mis siis nüüd Venemaa ja Hiina kokku leppisid, sest arvestage sellega, et see Venemaa ja Hiina ühine siis dollari vastu hakkamine, sõjaliselt vastu hakkamine, et see on sedavõrd võimas ja tugev jõud, et me näeme siin lähiaastatel, isegi nüüd lähikuudel me näeme, kuidas need asjad kõik hakkavad argnema ja kindlasti lõi Hiina käe Vene allveelaevadega, kes pannakse siis kõik vastu seal selles Jaapani kandis, seal Vaikse ookeani piirkonnas, sest praegust kõik põhirõhk peaks minema Ukraina pealt sinna ja kui see tasakaal saavutatakse, siis USA vastu või isegi ülekaal õhus, ütleme siis niimoodi, et õhus, vee all ja siis mitte maa peal, aga võib-olla siis kosmoses isegi. Et siis põhimõtteliselt on USA hegemooniaga, USA maailma valitsusega on kaputt. Seda dollarit ei päästa enam mitte mingi valemiga, sest ta lülitatakse süsteemist välja. Ja ongi siis niimoodi, et digitaliseerimine, digitaalne koonduslaager, digitaalraha, mis hakkab autonoomselt siis kõiki nende BRICS-ide ja mis need riigid kõik on, siis kes on Venemaa, Hiina, Iraani ja kusjuures Saudid läksid Hiinaga punti ja Venemaaga. Et noh, dollarist ei mitte midagi järgi, et lepaleht jääb ainult järgi. Et kui varem olid kriisid, majanduskriisid ja kõik, siis soovitati dollaris raha hoida. Nüüd ma juba teile nädal aega tagasi ütlesin, et hävitage kõik oma dollarid ja eurod ära, sellepärast et see katastroof tuleb sedavõrd suur. Ja me hakkame juba 1. aprillil seda nägema, kuidas need Venemaa need digitaalrahad hakatakse või neid hakatakse käibele võtma. Ja me näeme neid sündmusi kohe nüüd peaaegu. Ja samas sellest ka vist ei ole keegi rääkinud, mis seal Credit Suisse'is toimus Šveitsis, et kuidas seal pandi jälle mingid trahvid peale, kuna olid pestud seal mingisugused USA miljardäride rahasid. Et see on praegu selline situatsioon USA poolt vaadatuna, et noh, sõna otseses mõttes Kissinger ütles seda, et see on õudusunenägu, mis tulema hakkab, kui Venemaa teeb liidu Hiinaga. Ta ütles seda siin mõned kuud tagasi ja nüüd on see liit loodud, nüüd on USA täielikus õudusunenäos. Ja põhimõtteliselt see kõik, mis praegu siis toimub, on siis ka eelmäng sellele, et ilmselt Hiina võtab Taiwani ära vaikselt poliitiliselt mingite nipikestega jõududega. Venemaa aitab selles. USA ei taha anda, aga Hiina mitte eales ei hakka Taiwaniga sõdima, sest Taiwan on Hiina, need on hiinlased. Ja kui USA saab Taiwani kätte ja Venemaa saab kätte, ma ei tea, mida iganes, siis ongi kõik USA nii-öelda seadused malemänguks, mis pikki aastaid, pikki võib-olla sajandeid on kestnud, sellega on lõpp. Ja nüüd hakkab juhtrolli mängima Hiina. Aga lubasin ka rääkida Põhja-Koreast, et mida siis Venemaa teeb praegust Ukraina rindel ja mida ta lubab teha. Sest väga ilusaid killukesi, huvitavaid killukesi öeldakse välja. Venemaa ütles, et me toome sisse Põhja-Korea dessandi 800 000 meest Ukraina sõtta. Põhja-Koreal on need mehed juba formuleeritud, hambuni relvastatud, kõik on näljas, neil on mingid riided seljas, aga nad teavad, et kui nad hästi sõdivad, nad saavad rindelt kõiki absoluutselt, mis ette teele jäävad ja nad hakkavad Euroopa poole suunduma. Ehk siis pea 1 miljon põhjakorealast tuuakse, et võtta suund Poola, Tšehhi ja kõikide nende riikide peale, kes on siis nii-öelda lääne ühtsus ja ei ole välistatud. Mitte midagi ei ole välistatud, et me näeme oma silmaga pilukaid ka kuskil Skandinaavias või Baltikumis. Nii et kui ikkagi see konflikt nüüd laieneb, kui see on ikkagi plaanitud suuremahulisemaks sõjaks, tuumasõjaks isegi, ja paljud ütlevad, et see võib olla provokatsioon, see võib olla siis selle tagaotsitava sõjakurjategija nii-öelda mäng,
aga ärge unustage seda, et läänes on ka sellised meeled, ka mina olen seda meelt, et kui on tegu kurjategijaga, sõjakurjategijaga, ja me oleme läbi sajandite näinud neid sõjakurjategijaid, eriti viimase 50 aasta jooksul, siis mina annaks tegelikult nad kõik järgimööda kohtusse, aga sellises loogilises järjestuses, et kerime linti tagasi ja hakkame pihta siis nendest Iraagi sõdadest, kõikidest nendest sõdadest, mis tõid sadu ja sadu tuhandeid inimesi viisid hukatusse. Ja siis las lähevad kõik need koos siis nii-öelda Vene selle sõjakurjategijaga ühe ja sama haagi kohtu alla. Nii et alustame endistest Ameerika presidentidest ja ma arvan, et see oleks väga üllas ja see oleks väga nagu õige tegu kõik korraga anda kohtu alla. Nii. Ja tänase oma jutu ma tahaks siis kokku tõmmata või mõtiskluse kokku tõmmata ja lõpetada siis Eesti mingi digitaalruumis ringi liikuva sellise kas te olete võib-olla digitaalruumis käinud, et seal on selline nagu digitaalne nupp, et kas te annate nõusoleku oma surnukeha annetamiseks või te ei anna seda ja seal on niimoodi, et on kirjutatud, et olen lugenud surnukeha üleandmise tahteavalduse tegemise kasti pöördel olevat infot ja olen aru saanud, et surnukeha annetamise eesmärgist või olen aru saanud surnukeha annetamise eesmärgist, olemusest ja tähendusest ja ma tean, et mul on õigus anda oma nõusolek ja see igal ajal tagasi võtta ja seal on ka keeldumine siis surnu sellest keha annetamisest ehk siis, kui te ära surete, te peate eelnevalt andma nõusoleku enne surma, et teie sisikonnad organid et need kõik siis võetakse seest välja, kõik raku tasandil on võimalik kõik kellelegi teisele edasi anda ja kanda, maha müüa. Sest nagu te teate, Ukrainas käib hukkunud meeste elundiäri ja kõik see igasugused elundi doonorlused töötab, ma kunagi rääkisin sellest. Nüüd siis on Eestis digitaalruumis, digitaalses koonduslaagris ei võeta teile ainult tavaline vabadus ära, vaid võetakse ka teie laibastunud organite ja igasuguste elundite vabadus ära. Ja see mingi tervisekassa Eestis on alustanud siis seda suuremat sorti teavituskampaaniat ja ma jäin mõtlema, et kus need laipasid siis nüüd nii palju tulemas on, et tõesti võib-olla ongi see valmistumine suuremaks sõjaks, et kus siis saab neid surnud inimeste värskeid, neid elundeid saata kas siis rindejoonele, et kellelgi on vaja seal midagi välja vahetada ruttu ja kedagi on vaja putitada, aga no see on sedavõrd jabur, see on kohe niivõrd sedavõrd jabur, et vähe sellest, et teid tõmmatakse digitaalsesse koonduslaagrisse. See digitaalne koonduslaager tahab ka teie organeid kätte saada, kõiki teie rakukesi, kõiki teie sees olevaid vidinaid, mis on elus, mis on mingite siis nii-öelda elusorganitega seotud või kuidas seda anatoomiat lahti tõlgendada. Ja siis, kujutage ette, te surete ära ja niigi siis leinas ja šokis lähedased peavad teie eest otsustama, et kas siis lubatakse teie keha puutuda või ei lubata, aga see on juba ammu ära digitaalselt allkirjastatud, nii et kellelgi ei ole enam mitte mingid mokakobinad ka, kui teid viiakse siis kuhugile sinna anatoomikusse, lahatakse ära, võetakse organid seest välja ja vastu antakse siis kas mingisugused soolikad lihtsalt või antakse need ära tuhastatud soolikad ja öeldakse, et võt nii, Vasja Vanja, ma ei tea, mis iganes, Mari, Marek, Mart, et siin on tema nüüd jäänukid ja need ja nüüd matke urni matust tehke või siis veel parem tehke komposti, teil igal ühel on need komposti, need anumad nüüd olemas, et ei ole vaja isegi surnaia mingit pinda kulutada. Et võt see on nüüd nagu selline tulevik, veidike see on nagu räigemas poolest vaadatuna, mis inimestega tehakse siis lõppkokkuvõttes. Ja ega ei olegi nagu rohkem mitte midagi rääkida, sellepärast, et mõtlesin küll, et võib-olla räägiks pool tundi välja, kuid
No mis siin ikka pikalt lobiseda, et see oli selline suurem maailma nägemus, suurem pilt, mis siis tegelikult nagu tulemas on. Ehk siis kokkuvõtlikult tulemas on suur sõda, tulemas on 3. maailmasõda, aga ta ei pruugi igal pool minna nii kuumaks või siis põhimõtteliselt, et maamuna hävitamiseni, ütleks niimoodi. Kuid ei ole üldse välistatud, et väiksed pommikesed katsestatakse siis rindejoonel ära. Ei ole üldse välistatud mingisugused lisakonflikti kolded tulevad siis Hiina, USA, Austraalia, Inglismaa vastuseisuna selle Vaikse ookeani piirkonnas. Ukraina, see on sisuliselt ära maha kantud. No vot ja sellega ma lõpetan. Nii et kuuleme jälle, kui õige aeg on ja soovin teile kõikidele ilusat õhtut, ilusat hommikut, kes iganes mind kuulasid. See oli minu jutustus kosmose galaktikaga. Aitäh teile ja kõike head!